aeg-ajalt tulen siia Pööningule. Mul on siin üks kohver laste riietega, need, mis on ära antud, sellised liiga suured, nad on siin ja siis lapsed kasvavad sisse, siis ma tulen jälle sorteerin õige numbri välja. Üks õhtu tulin ja sorteerisin siin need õiged asjad ära ja nihutasin selle kohvri. Vaatasin, kohvri alt paistab mingisugune konserv on nagu liiva alt välja tulnud. Ma alguses mõtlesin, ei tea, et siin on varem ka leidnud igasuguseid asju, mingid saksa mingid padruneid sõjaajast ja mõtlesin, kas on mingisugune ohtlik asi, pärast mõtlesin, et vist ikkagi liiga konservi purgi moodi on, et vist ei ole. Teine kord on siit muide leidnud ühte fotoalbumit Eesti-aegsete piltidega ja see pärast rändas meile okupatsioonide muuseumisse, see praegu ongi seal. Ja siis kaevasin rohkem seda liiva siin niimoodi lahti ja leidsin sellise suure asja, siis mõtlesin juba, et see nagu konserv vist ikkagi väga olla ei saa. Tegin lahti ja siin olid need meeletult filmirulle, just meeletult. Ja siis hakkasin vaatama natuke, mis nad on. Pimeoli läksin alla, keerisin ühe lahti. Ja vaatasin, et jube imelik tundub ausalt öeldes, et mitte midagi aru ei saa. Ühes nurgas oli Manfred Mimm kirjas. Ja siis mul hakkas köitma, et ma tean, et mingid tüübid Tallinnas tegelevad Manfred Mimmi pärandiga ja kogu tema looga. Et osad olid tuttavad ka, mulle helistasin neile ja siis saime kokku ja siis andsin neile, siis nad hakkasid uurima, mis endast kujutab. Jah, et siis nad tükk aega vist tegelesid nende lintidega, ka ei saanud midagi aru. Kuni lõpuks nad leidsid ühe selle Manfredi kaustiku, millest ei saanud keegi aru, mis ta on enne. Ja siis selguski, et see kaustik ja need filmid käivad kokku oma vahel, et see moodustab siis ühe muusikateose. Et see ongi üks ooper, mida Manfred on kirjutanud ja need filmid kujutavad endast tegelikult selle ooperi graafilist partituuri. Ja pole aimugi, kuidas nad siis minu Pööningule sattusid ja oli selge, et see üks karp oli ainult tegelikult üks osa sellest ooperist. Et me tulime uuesti siia ja hakkasime vaatama siin liival ja leidsime veel palju selliseid karpe siin. Ja koor ka lainetab niimoodi, tuleb esiplaanile ja tahaplaanile ja nii edasi, et see Manfredil oli päris keerukas struktuur siin tema partituuris, seda oli päris raske dešifreerida, kuna need pillid, see esiplaan kogu aeg varieerub, kogu aeg vahetub, et alguses on üks löökpill, siis on pool koorist, siis on jälle teine pool koorist, siis on jälle löökpill, siis on jälle esimene pool koorist. Hääl
oli, siis tal see spetsialisatsiooni koha pealt see pidi minema tahapoole. Et siis publik, ütleme, selle sfääri sees ripub keskele ja see hääl on nagu, et see kera nagu justkui lõigatakse pooleks ja see hääl tuleb nagu sealt tagant. Ja ma ei suutnud siin Manfredil väga täpselt välja lugeda, millal kumb esiplaanil on ja ausalt öeldes nagu ka mängija seisukohalt seda jälgida on ikkagi nagu üsna utoopiline. Siin Manfredil ei olnud kirjas, mis Hertz seda täpselt tahab ja jumal tänatud, et see mängijal on tunduvalt lihtsam mängida lihtsalt nagu sellist glissandot, mis on, käib niimoodi tihedalt. Aga ei, ma mõtlen,